ma ei olnud kuulnud Eestist üldse ja siis hakkasin läbi interneti inimestega rääkida, küsida küsimusi, kuidas on, kui palju maksab näiteks ja inimesed olid väga kenad ja vastasid mu sõnumi väga kiiresti ja selline väga hea mulje tekkis. Otsustasin, et äkki Eesti on selline maa, mis ma avastan. Tegelikult väga palju püüdsin Soome minna alguses ja ma olen nüüd rõõmus, et ei juhtunud, sest ma arvan, et siin on olnud põnevam. Kui riik on väga suur, asjad on minu meelest väga palju üles ehitatud juba. Aga Eestis kõik on kättesaadav. Sa tead kedagi, kes teab kedagi ja siis kohe inimesed on kohal ja saate midagi nagu teha. See on huvitav, et eestlased arvavad, et kliima on kõige raskem asi Eestis. Tegelikult ma arvan, et kliimaga on ka raske. Aga mis see kliima teeb inimestega? Kõik see, et talve ajal inimesed, nad ei naera väga, nad ei taha suhelda, nad lihtsalt tulevad kodust välja ja lähevad kuskil sisse. See on kõige raskem. See kliima iseennast ei ole minu jaoks raskem. Ma õppisin eesti keelt niimoodi umbes, ma arvan, et 1 või isegi 2 aastat. Käisin kursustel. Firmades, kus ma töötasin, oli alati selline võimalus. Ja sõpradega lihtsalt neid sõnad, mis ei ole nagu terve lause või nagu terve jutt, aga sa lihtsalt nagu ütled midagi, mis nagu inimestele meeldib kuulda. Tagasiside on alati väga positiivne ja see on väga julgestav. See on tegelikult üks asi, mis Eestis, ma arvan, et inimesed kõik saavad teha, kui eesmärk on, et nagu teised õpivad eesti keelt. See on kõige parem asi, kuidas eestlased alati ütlevad, nii tore, et sa püüad. Ja see on hea tunne, et sa saad nagu rohkem inimestega suhelda. Tegelikult ma arvan, et mõlemad on vajad kursustel käia ja kasutada seda keelt. Olen vaatanud mõned Eesti filmid. Tõde ja õigus oli tegelikult väga põnev film. Ma olin üllatanud, et kui hea eestlased saavad filmi tegema. Üks asi, mis ma arvan, et juhtus, oli, et ma käisin vaba formati kursus. Mingi agenda ei olnud seal kursustel, me lihtsalt pidime räägima inimestega. Seal ma hakkasin tegelikult rääkida, et mul oli selline nagu tunne enne seda, et minu oskusi eesti keele mõtles ei ole piisav. Aga seal juhtus, et ma proovisin ja tuli välja. Kursustel on hea võimalus sõnavara suureneda. Aga see ei ole piisav, see ei ole nagu päris praktiseerimine. Sa ikka pead püüda teha, nagu sa teed elus, inimestega rääkida, nagu sa tahad rääkida. Kui sa küsid õpetaja käest, kui sa oled kursustel, see ei jää sinu pähe väga kaua. Aga kui sa oled näiteks kuskil restoranis või tegelikult sa tahad rääkida inimestega ja siis sul on tekib küsimusi, vot see on vastus, mis jääb pähe. Ma võin öelda nii, et eesti keel on raske, aga kõik keeltel on midagi, mis on raske. Eesti keel on käänet väga raske minu jaoks. See, et inimesed arvavad, et eesti keel on väga raske, tegelikult see on hea, sest neil tekib selline nagu tunne, et nad teevad midagi väga nagu suurt või see on nagu tegelikult raske asi, kui sa saad seda teha, siis sa oled nagu tugev inimene.